Tervist, rahvas! Täna hakkame sinki tegema, aga mitte suitsuahjus, sest õues on koerailm, ma ei taha sinna minna. Teeme toas, koduahjus ja me teeme presssinki. Selleks kasutame sellist singipressi. See on mul täitsa uus asi. Ma ei ole seda enne üldse kasutanud, ega ma ei ole presssinki teinud. No mingisuguses ümaras poolakate vormis midagi ma proovisin kunagi teha, aga vaatame, kuidas õnnestub. Ja esimeseks korraks otsustasin, et ma teen lihtsa sealiha singi. Edaspidi vaatame, paneme erinevad lihad ja igasugu täidised, äkki mingid oliivid ja no mida kõike annab sinna panna. Aga katsetuseks teeme esimese singi, sealiha singi. Selleks on mul 3 sorti sealiha. Kõige rohkem on abaliha. Kogused ma panen sinna alla kirja. Sinna. Ja tegelikult, no ma ei tea, see vorm on kirjade järgi 2 kilo jaoks, 2 kilo liha jaoks. Mul on praegu väike kahtlus, kas see kõik sinna mahub, aga mahub või ei mahu, mis jääb üle, see jääb üle. Igal juhul teeme. Nii, abaliha, kaelakarbonaad ja natukene koodiliha. Mis siis ikka? Tükeldame. Me teeme nõnda nimetatud, see on mingil määral vorst, selline ilma kestata vorst, sinkvorst, ehk siis raiesink või kuidas seda nüüd öelda. Ja ei tee neid tükke väga väikesi, et see lõikepind jääks ilus. On igasuguseid retsepte, on ka, kus on muist on päris hakkliha seal vahepeal aga siin on siis niimoodi, et vähemalt selle abaliha lõikan ma suuremateks tükkideks, nii 3-4 senti ja teised natuke väiksemaks. Nii, kaelakarbonaad, selle lõikame, proovime lõigata ribadeks. Ideaalis, kui need ribad saaks niimoodi pikki vormi panna, siis oleks ilus lõige. Õpetuses öeldi, et lõika või sega kõik need lihad eraldi läbi. Ütlen ausalt, ma ei viitsi. Ma panen nad kokku ja segan köögikombainiga, planetaarmiksriga. Liha sai tükeldatud. Nüüd toon siia miksri ja hakkame segama. Nii siis hakkame segama. Enne veel ma kasutan ka kanapuljongit, võib vett kasutada. Ma otsustasin kasutada puljongit, et anda, äkki tuleb parem maitse. Lisan suitsupreparaati, et äkki tuleb suitsumaitse, vaatame. Panen seda siia 2 teelusikatäit. Siis kui see külm puljong siin koos selle preparaadiga seguneb ühtlasemalt ära,
muidu oleks suitsu maitseainet eraldi pannud, siis võib-olla igale poole poleks jagunud. Ja siis veel ma tahaks lisada Dijoni sinepit. Ma mõtlesin sellega samasugust trikki teha, et kas ta lahustub siin puljongis natuke ära, vaatame. 2 lusikatäit ehk siis lusikatäis kilo kohta. Vist hästi ei lahustu, aga natukene ikka, jah. Lähevad lihad segajasse. Segan kokku umbes 10 minutit. Kohe näete, kuidas see protsess käib. Kõigepealt keerutan natukene ringi, et need tükid omavahel segunevad. Siis lisan tasapisi soola, lasen natukene keerutada ja hakkan teisi maitseaineid lisama. Suhkur, mustpipar, valgepipar, jahvatatud. Ja nüüd keerutab need maitseained niimoodi lihasse. Jahvatatud koriander, vedelik on juba lihasse läinud, suitsutatud paprika. Paprikapulber. Ongi 10 minutit täis. On piisavalt segunenud, on eraldunud sellised niidikesed, valgud. Vahepeal ma tõsi korra jätsin seisma ja võtsin siit selle K-tähe küljest lahti liha, et olid siin kinni, keerutasid ühe koha peal. Ja hakkamegi täitma singi vormi. Panen vist lõikelaua alla, et ta ei koliseks siin nii. Neid vorme saate tellida AliExpressist. Minul on ta tellitud mujalt. Ja see vorm on eriline sellepärast, et siit käivad küljed lahti. Singi väljavõtmine on palju lihtsam. Ja veel, et oleks lihtsam, kasutan ma selleks tsellulooskilet. Ja et tsellulooskile paremini siia vormi sisse läheks, tuleks ta märjaks teha. Nii. Vist sedasi. Võib kollageenkilet kasutada. Võib küpsetuspaberit kasutada. Vist sai vormi põhja, enam-vähem. Ja nüüd paneme selle massi, mis peaks olema parasjagu kleepuv. Ma ei kasutanud fosfaati vee sidumiseks. Sellepärast ongi oluline see segamine, korralik segamine, et valgud eralduks, et moodustub selline kleepuv mass. Tulen siia poole, siis on kaamerast paremini näha. Ja võimalik, et on palju seda, no vaatame. Vormis veel ruumi on.
pärast läheb küll pressi alla, aga püüan ikkagi niimoodi teha, et tühimik ei jääks. Tuleb korralik klots, aga eks press vajutab ta natukene kokku ka. Noh, mis ma siis teen? Mingi käputäis on järgi, aga edaspidi tean, et ei võta 2 kilo massi, vaid natuke vähem. Aga võib-olla, kui ma pärast ta kokku pressin, pärast tuleb sinki äkki poole peale, no ei tea, saame näha. Nüüd on siis vaja ta korralikult ära pakkida. Vist isegi õnnestub igal juhul. Vähe ma seda kilet siia pannud ei ole. Ja nüüd läheb press peale. Nii, mis ma näen? Ei ulata hammastenigi. Liha on palju. Vot sulle see. Kuidas see siis niimoodi mõeldud on? Kas ma pean liha välja võtma muist? Saan veel mingi teise vormi ka või pean ma teda nii suruma, et vist ikka pean suruma, et või siis ma surun ta liiga mahlad välja. Kellel on kogemusi, kirjutage. Mis värk sellega on? Ei, see läheb paljuks. See läheb paljuks. Vot selline lugu. Võtame korruse maha. Nagu ma ütlesin, ma pole varem teinud. Ja kohe on näha. Ma mõtlen, kui teda siin niimoodi piisavalt palju järgi jääb, ma saan sellest mingi vorstikile sees kokku keerata, eks ma vaatan, mis ma taga teen. Nii, nüüd on madalam. Proovime nüüd. Kas nüüd saame klambrit kinni? Teine katse. Nii, esimesse sambasse ja esimesse sambasse läks. Nii, kas ma jätan ta esimesse või vajutan veel allapoole? Ei, väga palju pole ka vaja. Pressib mahlad välja. Jääb nii. Mis nüüd saab? Ma olen näinud, et videotes, et panevad kohe ahju ja teevad. Aga mina jätan ta ööks külmkappi, vajutisi alla. See on ka selleks vaja, et ta liimub niimoodi omavahel kokku. Vaikselt formeerub ja homme küpsetame valmis. Aga praegu viin ta külma ja mis sellest jäägist saab? No ma mõtlen, vaatame. Näeme homme. On saabunud uus päev, uue päeva hommik. Õues endiselt tuul möllab, see kubuklapp klobiseb. Õhtul oli terrassi lund täis tuisanud, hommikul on lumest puhtaks tuisanud. Öeldakse, et hommik on õhtust targem. Ärkasin üles, tegin silmad lahti. Mõtlesin esimene asi. Ma ei pannud küüslauku. Mul oli retseptis 5 küünt ja ma ei pannud. Nii seekord on ilma. Ja teine asi, mille peale ma tulin.
siin peaks ju saama neid reguleerida. Ma vaatasin, siin on keere. Keere läheb siia pulga sisse. Järgmine kord, kui ma teen pressingi video, siis ma näitan, kas see on nii. Praegu ma ei hakka lahti võtma. Ja siis selle jäägi, no peaaegu kõik, toppisin ma sellisesse vorstikesta. On sellised lahedad kestad, kunagi Saksamaalt tellisin, väikesed junnid. Ja ma ei ole midagi kunagi mingit keedusinki tegin selles. Nii et vaatame, mis saab. Aga nüüd hakkame siis sinki tegema praeahjus. Kõigepealt panen eelsoojendusrežiimile ehk siis 50 kraadi ahi. Termopulga panen sisse, siia sisse ka. Ja 50 kraadiga soojendan, kuni seest on 35. Sisuliselt nagu suitsuahjus singi tegemine. Aga hakkame pihta. Panen pulga siia, üritan lükata singi keskele ja siis sellele junnile ka. No nii. Eks nad valmivad erinevatel aegadel, aga on nagu on. Eksperiment. Tund ja 45 on olnud. Vormis on 30 kraadi ja see vorstijunn on 43. No loogiline. Ma ei viitsi oodata, millal seal vormis 35-ni jõuab. Suurendan temperatuuri nüüd 90 kraadini. Ja teeme siis nii kaua, kuni seest vormis on 60 kraadi. Võimalik, et see vorst saab varem valmis, siis ma võtan ta välja. Nagu arvata võis, sai meie naeratav vorst varem valmis. Võtsin ahjust välja, kui oli 68 kraadi seest. Panin külma vette ja siis temperatuur isegi tõusis 70. No natukene ootame, las ta jahtub siin vees vähemalt 1 kraadi veel allapoole, siis viin jahedasse. Ja ahjule panin aururežiimi. Peaks nagu kiiremini valmis kuumutama, et on küll küsimus, et miks ümberringi on ju kest, et kuidas see aur siin nüüd seda teeb, aga pidi tegema. Et see kontakt on nagu, seda on varem ka räägitud, et nagu saunalaval 100-kraadises istud on väga hea, viskad leili, hakkab äkki hirmus kuuma. No siin on sama efekt. Jälgime mängu. Tõepoolest aur teeb imet. Poole tunniga jõudis 60-69-ni ja nüüd tõstame jahtuma. Ma tunnen kerget suitsuaroomi. Mingisugune vedelik on siit välja tulnud siiski. No vaatame. Ja tõstan veevanni jahtuma. Nii, vett sai paras jagu. Jah, tõusis kohe 70-ni. Ootame 10 minutit siin veevannis, siis võtame välja. 10 minutit on jahtunud siin külmas vees. Algselt, ilmselt toimub mingisugune šokk, et tal on sees kuumus oli 69, sai külma vette, soe põgeneb sissepoole, tõusis 70-ni, 71-ni. No praegu on 67 juba. Niisiis, võtame ta siit veest välja.
see naeratav vorstijõnn ja see sai varem valmis 10 kraadi kiiremini ja tundub selline pingul ja päris sümpaatne. Vaatame, mis ta tuleb. Ja nüüd, ma võtan selle veevanni ära. Ja nüüd on oluline asi, pidavat olema väga oluline järelpressimine, et paneme vähemalt ühe hamba võrra veel edasi. Nii, lükkas mingit vedelikku ka. See ilmselt tarretub. Nii, lükkasin ühe nõksu. No ma ei tea, eks siis elu näitab. On seda vähe või palju. Ei julge liiga palju ka lükata, pressid mahla välja praegugi, nagu siit juba midagi tuleb. Läks päris kaua aega, mingi 5 tundi, peab saama kiiremini. Ma otsustasin selle variandi kasuks, sellise eelsoojendamisega on variant, kus kohe 80 kraadiga kuni lõpuni, aga ka läheb 4 tundi. Ja siis on veel suviidis tehakse ja veel, et pannakse vorm veevanni ja siis praahju ja 140 kraadiga. Nii et ma arvan, et me proovime siin aegamööda kõik need variandid ära. Aga nüüd peaks ta siin jahtuma toatemperatuuril tund aega ja siis külmkappi. Aga mul ei ole nii palju aega, ma olen juubelile. Aga pool tundi mul on aega. Hoian pool tundi ja siis panen külma. Ja kui ma tulen õhtul tagasi, ma arvan, et õhtul hilja siis on ta jahtunud ja siis lõikame ta lahti, vaatame, mis ta on. Käes on järgmise päeva õhtu. Ma eile ei viitsinud õhtul enam hakata siin filmima degusteerimist. Sink oli külmas siiamaani. Vaatame siis, mis ta on. Noh, ütleks siis nii, et võib-olla kõik ei läinud nii, nagu peaks minema. Ma ütlesin, ma unustasin küüslaugu. Ma ei lisanud fosfaati, et fosfaat seob vett ja näha oli pärast, kui ma tegin järelpressimist, siis tulid siit mahlad välja, nii et ma ei tea, kui kuiv ta on või mis ta on. Võib-olla olid tükid liiga suured, aga me saame seda näha, kui me ta lõikame lahti, et kas ta on selline üks terve tükk või laguneb viil laiali, aga saame näha. Nii, võtame ta siis lahti. Ja see vigur, no seda ma pean jah uurima. Ja näete, annabki, siit keeran ja tõuseb üles. See oligi see nõks, nagu ma arvasin, et miks ma pidin muist liha välja võtma. Ja nüüd siis, nagu ma rääkisin, see on selline vorm, kus käivad küljed lahti ja seepärast on hea seda vormi siit välja võtta, painutad natukene ja peaks tulema. Koputame. Nii. No vot selline. See on muidugi kõik A304, IC 304 materjalist, roostevabast materjalist või nõudepesumasinas pesta. Tõstangi siit ära. Niimoodi, selline tükk. Võtame kile ära. Tsellulooskile võib kasutada küpsetuskotti, mida iganes. No jah, näha on, et siin on natukene mahlad jooksnud, aga esimene kord ei peagi kõik hästi õnnestuma. Ja nüüd siis trummipõrin. Vaatame, kuidas on meil see lõikepind. Noh, kuulge, iseenesest pilt on ilus.
pilt on ilus. Selline erinevad lihatükid. Lõhn on väga hea, ma tunnen suitsu aroomi, ma ju lisasin siia suitsu maitseainet ja kui veel küüslauku oleks lisanud. Aga vaatame, kuidas on maitse. Niisiis, test, lõikame õhukese viilu. Noh, püsib koos, väga kena. Isegi jõudu peab tarvitama, kui lahti teha. Kõiki maitseid on parasjagu. Võib-olla oleks veel suitsumaitset tahtnud, aga ma ei tea, äkki läheb siis vängeks. Retseptis on 18 grammi soola kilole. Mina lisasin 17, sellepärast, et ma panin ka puljongit. Puljongis on soola. Panin sinepit, sinepis on soola. Ja soola poolest väga hea. Ja ei ole ta nii kuiv midagi. Väga hea on. Väga hea. Tõesti on hea. Järjest paremaks läheb. No näete, milline ilus sink. Plaanin teha veel siga, kana, veis, et see muster ilusamaks läheb. Või panna siia veel väikesi kurgikesi, marineeritud kurke, midagi veel, juustu. Variante on palju ja võimalusi on palju. Väga mõnus. Ja ma ei ütleks, et ta kuiv on, kuigi vedelikku tuli välja. No vot selline video seekord. Kui teile minu sink natukenegi meeldis, siis olen tänulik laigi eest. Ja näeme varsti jälle. Teeme midagi huvitavat.